Mina olen Evelin ja kutsun teid täna meie kõige salajasemasse Tupperware kohta, kus mitte keegi peaaegu ei ole käinud. Tulge vaadake meie ladu, kus meil on veel Tupperware kaupa, mida me kõike hea meelega teile müüa saame, saata saame, pakkuda saame meie kodulehe kaudu. Ja siin on üks tore virn suvetooteid. Nii et täna ma tahan teile tutvustada suvist lastetoodet, peretoodet, popcorni valmistajat. Läheme vaatame, kuidas see asi töötab. Nüüd oleme jõudnud kööki ja popcorni valmistaja on teie ees. Nagu te laos nägite, siis tegelikult see popcorni valmistaja ei võta üldse ruumi. Ta on silikonist, ta on täiesti kokku pandav. Seega, kui te panete selle omal kappi või sahtlisse, siis täpselt nii palju ta ruumi võtabki. Ja kui te hakkate valmistama, ei ole vaja teha muud, vajutada meie valmistaja lahti. Ja ta koosneb tegelikult ainult 3 osast. Põhjas olevast klaaselemendist, mis siis tagab mikrolaineahjus kõrge temperatuuri peal valmistamise, silikon, mis talub maksimumtemperatuuri 250 kraadi ja gaas. Ja sellega on lisaks ise kodus valmistatud popcornile võimalus valmistada ja aurutada ka erinevaid köögivilju, mis on ju suvel väga tervislik. Miks popcorn? Sellepärast, et tegelikult lapsed armastavad seda, pered armastavad seda ja seda poest osta on suhteliselt kallis. Kui te ostate popcorni valmistaja, siis on teil vaja ainult maisiteri, popcorni ja neid on poest võimalik soetada samamoodi, aga oluliselt soodsamalt ja odavamalt. Te saate valmistada erinevate maitsetega popcorni, teha soolast, teha magusat, meie täna teeme võiga, aga on võimalus teha siis ka või suhkru ja kaneeliga, saades magusa tulemuse. On võimalus teha tuhksuhkruga erinevate marjapulbritega, te võite teha pestoga, te võite teha juustuga, te võite teha soolakaramelliga või kas või nussakreemiga. Täpselt nii, nagu keegi seda vajalikuks peab. Te panete kuiva popcorni umbes 75 grammi potipõhja. Siia ei lisada mitte ühtegi maitseainet hetkel, ka mitte soola. Sool ei ole mikrolaineahju jaoks hea. Ja nüüd ta läheb mikrolaineahju. Maksimum, mida ta talub, on 1000 vatti ja kuna kõikide mikrolaineahjud on erinevad, vanus on erinev, võimsus on erinev, siis kõige olulisem oleks esimesena katsetada. Ja ette on nähtud siis 1000 vati juures 3 minutit ja seistes mikrolaineahju juures tuleb siis loomulikult kuulata lõpus, kui plaksud jäävad juba ära ja vahe on ainult 2 sekundit, siis tuleks mikrolaineahju välja lülitada ja mitte siis enam edasi valmistada. Kuid oluline on siis sulgeda nii, et avad oleksid mikrolaineahjus avatud asendis. Läheme paneme nüüd selle ahju. 3 minutit on möödas ja vaatame, milline on tulemus. Piiludes siia sisse on tulemus väga ilus. Ja mis on järgmine tegevus? Kuidas kontrollida, kas popcorn on väga hästi õnnestunud? Kuna siin külje peal on siis need augud ja ta on meil hetkel avatud asendis, siis ei ole vaja teha mitte midagi muud, kui raputada. Ja kui nüüd siit tulevad välja terad, mida võib-olla praegu on täiesti normaalselt, võib-olla natukene palju, siis selle järgi otsustades, kui välja kukub ainult 1, 2 kuni 3 tera, siis te olete väga super töö teinud ja teie mikrolaineahju aeg ja võimsus on täpselt tasakaalus. Kui juhtub võib-olla nii nagu minul siin praegu, et terasid on pisut rohkem, siis te võiksite lisada valmistusaega umbes 30 sekundit. Mitte kunagi ei ole vaja teha kõrgemal temperatuuril kui 1000 vatti, sest 1000 vatti on maksimum, mida see uuni valmistaja, popcorni valmistaja talub. Ja tulemuseks on siis hästi paisunud popcorn ja nüüd me täna otsustasime, et me lisame siia siis võid. Või puhul peaks ta olema toasoe, võiks ta olla nii, et on kahvliga täiesti puhastada, pressitav, vajutatav. Kui ta on liiga kõva, siis tuleks teda eelnevalt hästi natukene mikrolaineahjus soojendada, aga kindlasti ta ei tohi olla vedelas asendis, sest siis ta ei segune. Lisame popcorni peale, nüüd sulgeme kaane teistpidi, ehk siis, et avad on suletud asendis.
Nagu te näete, kaane all on ka täiesti juhend kõik olemas, kuidas seda popcorni ise valmistada, seega ka lapsed saavad sellega ise edukalt väga hästi hakkama. Sulgeme kaanega ja nüüd lihtsalt raputame. Nii. Ja tulemuseks on siis popcorn, mis on meil siis võiga. Kui nüüd juhtub nii, nagu hetkel siin on näha, et võib-olla või ei ole päris hästi ära sulanud, siis piisab tõesti selleks, kui me paneme teda 15 sekundiks mikrolaineahju. Lisa 10–15 sekundit praegu mikrolaineahjusse, või on kenasti sulanud. Nüüd vastavalt siis maitsele, kas siis lisate pisut soola, lisate siis näiteks suitsupaprika maitseainet, kuidas keegi soovib, või siis ka maitse rohelist. Gaas peale, raputame veel korraks läbi ja hea tisu. Kuidas valmistada mikrolaineahjus köögivilju, neid aurutades, et tulemus oleks tervislik ja maitsev? Värske kartuli hooaeg on käes ja seda armastatakse eriti suvekuudel, esimestel suvekuudel maiustada. Mikrolaineahjus ei ole vaja köögiviljadele mitte kunagi lisada vedelikku, seega piisab, kui nad on lihtsalt pestud. Kartulite keetmise puhul on kuldne reegel, et kui on veel võimsus 700 vatti, siis ühe kartuli kohta 1 minut, aga mitte kunagi kauem kui 7 minutit. See reegel tegelikult kehtib selliste suurte rusikasuuruste kartulite puhul. Kuna täna on meil need kartulid esimesed sutsu ikkagi pisemad, siis mina panen nad mikrolaineahju avatud kaane asendis, et aur saaks kenasti liikuda 5 minutiks. Soola ja maitseaineid hetkel me ei lisa. 7 minutit on möödas ja kartul on meil valmis. Alati avage gaas endast suunaga eemale, et see aur, mis siit välja tuleb, ei kahjustaks mingilgi moel teie käsi või nägu. Ja kui te soovite veel ka natukene neid kurnata, mis on täiesti loogiline, siis te saate siit välja kallata üleliigse vedeliku, nagu te näete, siis oma vedelik täiesti tuleb ikkagi veel keedukartulist välja. Ja nüüd ei ole mitte miskit muud, kui saab siis lisada kas pisut soola, kas tilli näiteks. Ja nüüd kontrollime, kuidas see kartul on meil valminud. Väga kenasti, hea tisu. Soovid teada, kui palju selline iludus maksab? 29,90, kuid nüüd teile -10 eurot soodsamalt.